see on õige redneck engineering. Võta saad, see on soe. No nii, vaata. No, Immu. Toimib. Kuidagi proovime selle kere siia tõstukile saada. Sa oled runinud alla siin. 4 käpukid. Ei tule appi varem. Ikka tule. Mis, kus ma aitan? See peab seama siia. Selle peale ei tõmba. Aga ma jätan rattad niimoodi juba täiesti tundu õhtu või saada. Olen mõelnud, et parema viibida. Küll on hakkas viibida. Kuidas saab üle? Mida on vaja, ma ei tea. Jah. Nii kaugele ei mõelda. Ei, mina olen nüüd siia külge alla saada. No nii, eile saime selle 46 tõstukile. Täna peaks tegema ära silla tugevdus, silla kinnitustugevdused. Mul on siin sellised plaadid. See peaks minema, siin kohe näitan. Üks läheb siia. Niimoodi. See on esimesed kinnitused. Ja kui ma poole omas on siia. Ja see on selle esimese õtsa kinnitused ka. Siia pooles. See on siuke suurem tükk kui muidu tavaliselt. Tavaliselt neil lõpeb nagu siit see ära. See võiks nagu rohkem siduda. Ja siis on mingid siuksed väiksed tünnid veel ka, mis lähevad sinna. Siin käib veel üks siuke tala alumiiniumist, siis kuna seda tõstab siit, siis on vaja siit ka, et seda alumiiniumit nagu puruks ei murraks, et see oleks sama kõrgel, et kui see metall juurde läheb. Ja siis veel ma võtan sillatala ja tagumist õõtsad. Lasen liivapritsiga üle need. Veits peab nendelt suurtelt õõtsadelt küljest ära võtma paar asja veel. Pukse küljest ära ei võta, et ma lasen liivapritsiga üle, et siis saab pärast puksid välja, et seda nii-öelda puksi jala nagu pritsiga üle ei laseks. Ja siis tuleks ära värvida.
äkki tänasega jõuab värvida ka veel. siis homme kannatakse juba midagi kokku panna. puudu on veel koilid, et saaks nagu veerema, põhimõtteliselt saab nagu originaalvedrudega ka isegi tagasi panna, saab võib-olla teda isegi veeretada. et varsti võtan koilid ka ära, siis saab selle tagaotsaga ühele poole, siis on vaja pidureid mingi hetk teha, siis peaks hakkama esisilda tegema. Vot, nüüd plaan siuke, ma võtangi nüüd õtsad lahti, pritsin ära, siis tulen tagasi ja vaatame. Nii sain need pritsitud, siuke enam-vähem mingi mõned kohad siit seest hästi saanud, liiv sai ka otsa. Nüüd ma tõmban need puksid, asjad välja ja siis ma ei tea, kapa ehitab mingi kuradi stendi siia, siis saab mingi traadiga riputada, need saab ära värvida ja siis ta äkki keevitab need sillatugevused ka ära. Nii, need puksid on käes kõik, pooled tuli välja põletada. Suhteliselt hea mett on siin, kapa fiksib veits neid kuradi auke, sellega veits lõhkus ära. Ma veits lihvin siin neid sillatala kinnituskohtasid, tulevad need tugevused siia. Ja ma tean, tõmban selle kuradi põhja ka praegu ära küljest. Siis võib-olla veits lihtsam keevitada või saab paremini ligi siit nurkadesse. Jälle ma näitan kesksõlma. Mats täielik. Aga kapa keevitab seal. Ma tõmbasin need kapa ehitas mingi kuradi süksi konstruisi ja saab need kuradi asjad ära värvida. Ja nüüd on muidugi järgmine päev ka. Et saab asjad ära värvida. Mingi nädalavahetus tulen tagasi, siis saab kokku ära selle panna. No nii, mingi järgmine nädalavahetus on käes, tulin Bemmi tegema. Viimane kord siis sai need värvitud, sillatala ja need suured õõtsad. Ma ei tea, jäi just enam-vähem. Nüüd siis plaan, et lükkaks puksid sisse sillatalale, rattalaagrid, silikonpuksid. Lükkaks põhimõtteliselt silla kokku ja võtsin koilid ka ära. Nii et tõmbame need lahti kohe. Siis ma veits tõmban siin asjad nagu maa peal laiali, vaatame, kust pihta hakkame täpselt. Mõtlen veel, kas ma panen nagu sillatala enne auto külge ära ja siis hakkan nagu juppe kokku lükkama või panen silla maas kokku ja siis terve sillaga alla. Täna olen üksi ka siin, nii et vaatab, et kuidas lihtsam on. Nii et koilideks said fiilid, fiil 441 ja
need esimesed siis peaks olema long stroke. Ja sellel long stroke'il siis, sellel on esimene coil, on 12-kilone ka, tavalistel on 10 kilo, eks ta on natuke jäigem. Tagumised on 5 mõlematel. See on BC-del ka 5 ja minu arust BC esimesed on ka 10. Ehk siis saab esiotsa natuke jäigemaks ja taga on nagu grippi sellest. Ja nagu miks fiilid siis? Fiilid ma võtsin lihtsalt sellepärast, et põhimõtteliselt ainult sellepärast, et need olid olemas Wisefabis kohe. Et ma tahtsin see nädalavahetus kätte saada need. Ja ma arvan, et ma ei oska öelda, miks BC võiks parem olla või halvem. BC-d muidugi natuke on odavam. Ja võib-olla ka see, et kui fiilikoiliga peaks midagi juhtuma, ütleme võistlustel, et siis võiks olla nagu siit kohe mingi varuosa ka saada või üldse terve koil või midagi. Et läbi Wisefabi on see äkki kiirem. Tomo drink e eu fico tonto. Mingi nädal jälle edasi. Eelmine nädalavahetus sain selle silla kokku. Või noh, ühesõnaga nagu detailid silla detailide külge. Siuke seis. Panin õõtsad külge, siis suured õõtsad ma jätan eraldi. Et kõigepealt panen sillatala koos nendega külge ja siis lükkan selle suure õõtsa külge ja siis ühendan siit need silikonpuksid ära. Kapa seal tuleb, keevitab need ära. Amordikannu tugevdused siia. Ja ma vaatan, veits timmin seda põhja, tõmban sinna mingi kivikad peale ja veits nagu viisakamaks, et contaminate'ime või mis see sõna on? Decontamination või kuidas on, et hoiame seda roostet kokku, et rohkem laiali läheks, et see on nii hull siin. Eile sai keevitatud sinna mordikannud ja veits seda põhja ka. Siia sai selle kuradi tagasi keevitatud, mida poleks pidanud üldse alguse ära lõikama tegelikult, aga täpselt ei vaadanud, kuidas see pagassi põhi jookseb. See selle kinni, ma tõmbasin veits kivikaga seda põhja üle siit. Ja
nüüd peaks saama tagasilla alla. Ma vaatan, kas ma üksi saan. Keeran need tikud sinna sisse, ma ei tea, mingi tungrauaga. Kuidagi saab äkki selle sillatala ülesse. Saab suured õõtsad külge, saab need teised õõtsad ka selle käänaka külge ja koolid külge ja saab ratastele lasta. Fico tonto. Ma sain ratastele selle lõpuks, ma ei tea, kaua ta oligi siin, 2 kuud. Ilma sillata, pisut kõrge on. Muidugi ma ei hakka enne siin midagi paika kruttima, kui saab esisillaga kokku ja kõik muu nagu. Ja ilmselt tuleb nagu nii mingid overfenderid ka. Et siis on vaja selle järgi paika panna, flants on vaja ilmselt. Ja siis on pidureid vaja teha mingi aeg. On vaja ühed supportid veel sebida. Ühesõnaga supporti kelgud, tegelikult supportid lähevad uued. Siis on vaja, kui saab esisillaga tehtud, siis ma hakkan seda pidurimajandust tegema ja sebin hüdroka ka ära, et siis saaks tagasilda teisele supportile ka kohe selle hoolikud ja asjad ära veetud. Ma ei tea, selle osaga on kõik, ma arvan. Ma ei teagi, millal järgmine tuleb. Ma võtan mingi aeg kerge puhkus sellest autost. Siis järgmine kord, kui tegema tulen, siis ma arvan, tõmban esisilla lahti.
esisilda kõik uued asjad külge. Ja siis hakkab pidureid tegema, saab selle veereva osaga äkki kõik juba valmis. Siis on midagi sisust teha veel, iste, shifter, rool ja tulekustuti tuleb kuskil sisse panna ja siis teoorias võiks jääda see mootori pool veel teha. Aga ühesõnaga pill on siis nii kaugel, tõmban selle video mingi hetk ülesse. Nüüd järgmise korrani, davai.